Eurooplased on olnud šokeeritud sellest, mida nad Ameerikas leidsid. Nüüd nende jaoks, kes ei tea, tehakse üht katset. Ma ei tea, kas see on koordineeritud kampaania, et ameeriklasi igal võimalikul moel mustata, et inimesed usuksid, et Ameerika on lihtsalt, tead, selline kohutav koht. Aga maailmameistrivõistluste ajal on eurooplased ja inimesed üle kogu maailma tulnud Ameerikasse ning nad on olnud täiesti jahmunud sellest, mida nad seal leidnud on. Kurb on see, et ameeriklased ise ei saa aru, kui hästi neil tegelikult on. See on lausa südantlehestav. Vaatame seda trendi. See on tohutu metafooride maailm, sest Ameerika pole sugugi selline, nagu meedia meile räägib. Kõik on nii sõbralikud, kõik on nii vastutulelikud ja ausalt öeldes olen ma siin veetnud parima aja. Ma lendan pühapäeval koju. Ja inglaste seas on üks laul, kus me ütleme, palun ära vii mind koju, ma lihtsalt ei taha tööle minna. Lase mul siia jääda ja kogu su õlu ära juua. Ja ma pole kunagi selle lauluga rohkem samastunud kui Ameerikas sellel maailmameistrivõistlusel. Ma sooviksin, et saaksin jääda ja vaadata Inglismaa turniiri lõpuni. Nii et kui keegi seal on, kes saab aidata mul selle teoks teha, siis palun andke mulle teada. Ma ei taha midagi rohkemat, kui jääda USA-sse. On nii kurb mõelda, et ikka ja jälle kuuleme seda retoorikat, et Ameerika on kõige hullem. Inimesed tahavad lahkuda, sa ei saa aru, kui halb poliitika siin on. Ja siis on seal need eurooplased, kes lihtsalt naudivad elu täiel rinnal. Nagu mina olen Floridas. See rand on hullumeelne, sama hea kui Austraalia rannad. Aga kui sa uudiseid vaatad, on kõik halb. Kõigil on sinised juuksed, kõik on kohutav. See ei ole nii. See on täiesti uskumatult vinge. Kas sa teed nalja? Tundub nii. Ärge usaldage meediat, ärge usaldage uudiseid. Nad üritavad alati panna teid uskuma, et kõik laguneb, aga tegelikult toimub selles maailmas endiselt palju häid asju. Tere tulemast Pushbacki, mina olen Eureka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, laikige seda videot, jagage seda oma sõbraga, pange märguanded peale ja nii edasi. Te olete nüüd osa liikumisest, mis astub vastu hullumeelsele retoorikale. Retoorikale, mis paneb teid tundma lootusetuna ja õnnetuna. Ja see on lihtsalt üks parimaid näiteid, mida ma kunagi näinud olen. Sinu enda teha. Aastakümnete pikkune Ameerika vastane propaganda hävitati ühe suvega. Okei, see on nii lõbus. Inimesed filmivad end koos toiduportsjonite, pidude, sõitude, vaadete ja kõige muuga ning nad naudivad seda. Nad tõesti armastavad seda. Ja seda nimetatakse pakisiks. Nad ütlevad, et see on bensiinijaam, aga see on vale. Bensiinijaamas on kurb võileib ja kohvimasin, mis kunagi ei tööta. Selles kohas on 120 tankurit. 120. Miks? Kas sa tankid USA õhuväge? Kas sa valmistud tunnukate sissetungiks? See on hirmutav ja maskott on kobras pesapallimütsiga. Ma nägin täiskasvanud mehi tegemas pilte närilise kuju juures. Prantsusmaal teeme me revolutsioone. USA's kumardate te steroididel oravat. Ja seespool agressioon. Mees noaga karjub. Värske brisket on valmis! Härra, rahunege. Ma tahan lihtsalt mulli vett. Ärge tapke mind. Aga mul on probleem. Ma tahtsin seda vihata. Ma tahtsin olla see üleolev prantsuse snoob. Aga siis ma sõin kobranekse. Ma ei tea, mis seal sees on. Ma arvan, see on suhkur või ja puhas metamfetamiin. Sõin ühe ja siis terve koti parklas nagu metsloom. Ja need tualetid, pean tunnistama, on paremad kui mu korter. Sa võiksid süüa veise rinnatüki otse tualeti põrandalt. See on puhtam kui haigla. Nii et ma olen läbi kukkunud. Tulin siia, et hinnata, aga jäin snäkkide pärast. Mul ei ole seda mütsi, aga südames ma kannan seda mütsi. Tulin siia, et hinnata, aga pean snäkkide pärast jääma. Ma võin seda 1000 korda uuesti täita. Jah, aga sa joo 1000 tassi häid mälestusi. Ja see on tasuta. Sa maksid selle eest. Sa maksid selle eest ühe korra. Vend, võta rahulikumalt. Võta rahulikumalt. On külm. Fabio. Võta rahulikumalt. Võta rahulikumalt. Miks? See oli hea. Muide, keegi kirjutas, et eurooplastel on tasuta tervishoid. Meil on tasuta diabeet. See on päris naljakas. Sest see on tasuta. Jah, palun. Just seal. Aitäh. Oota vaid, kuni ta avastab, et ta võib paluda tassi, et jook kaasa võtta. Ma olen paradiisis. Vend. Terviseks. Veel üks. Kas ma peaksin sellega lõpetama? Vend, ma plahvatan kohe. See on liiga palju suhkrut. Sul pole seda vaja. See on tõsi, aga see on tasuta. Aju külm, jah. See ongi see, mis minuga juhtub, aga see on nii hea.
väga naljakas, väga naljakas. Toidukombed Ameerikas. Ma mäletan, kui ma esimest korda restoranis kolleegidega tellisin hulga asju, sest olin harjunud, et portsjonid on sellises suuruses. Ja kõik vaatasid mind nagu, miks sa nii palju tellid? Ja siis toodi mulle need tohutud taldrikud ning ma olin tõesti hämmingus. Üks asi on veeta aega Euroopas võrreldes Ameerikaga. Ma just veetsin järjest aega Euroopas, nüüd veedan aega Ameerikas. Ja ma ei valiks enam mitte kunagi Euroopas aja veetmist Ameerika asemel. Absoluutselt mitte mingit võimalust. Ameerika 100%. Ei ole. Okei, huvitav. Siin ei selgitata seda. Keegi ütleb, et milline Euroopa osa ja milline Ameerika osa teeb suure vahe. Ma olen temaga nõus. Okei. Ameeriklased teevad USA-d maha. Yeah. ma vajan sind nüüd. See on portsjonite pärast. Ma ütlen sulle, see on toiduportsjonite pärast. See on poodide pärast. See on asjade suuruse pärast. See on mugavuse pärast. See on kättesaadavuse pärast. Aga tead paljuski, kui sa kuuled seda ütlust, et nõrgad ajad loovad tugevaid mehi. Rasked ajad loovad tugevaid mehi. Kerged ajad teevad nõrgad mehed. Jah, see on see ütlus, ma sain aru. See ongi juhtunud Ameerikas, sest inimestel on nii uskumatult mugav, et nad arvavad, et võivad lihtsalt kõige üle kaevata, mis toimub, selle asemel, et tegelikult hinnata, kui hästi neil on. Riik maailmas. Ei. Kui sulle pakutakse ühesuunalist piletit, kõik kulud kaetud, et riigist lahkuda, kas sa läheksid ja kuhu sa läheksid? Keegi kirjutas siia Venemaa, Palestiina või Põhja-Korea. See on päris naljakas. Tegelikult ma ei tea, kuhu ma läheksin. Sa vihkad siin olemist. Aga sa ei lahku. Lihtsalt pane oma suu kinni. See on nii tõsi, eks? Inimesed on valmis kurtma, aga nad ei hinda tegelikult neid häid asju, mis neil olemas on. Ja kui neil äkki antakse võimalus kuhugi mujale minna, siis on see nagu, kuhu ma siis veel peaksin minema. Tule peremehe juurde. Nüüd, ma ei tea, kas te olete märganud, kui palju vaatamisi neil videotelt on, aga siin on teil üle 500 000 meeldimise. Siin on teil peaaegu 100 000 meeldimist. Siin on teil 50 000 meeldimist. Siin on teil üle 1 miljoni meeldimise. Siin on teil 500 000 meeldimist. Siin on teil 750 meeldimist. Siin on teil 450 000 meeldimist. 250 000 meeldimist. Ameeriklased ei saa aru, kui palju maailm muutub. Ameerika kuvand muutub juba ainuüksi selle suure sündmuse tõttu. Me oleme nüüd teel Dallasesse Inglismaa mängule. Homme läheme Oklahoma Citysse, ülehomme Bransoni, Missouris ja siis sõidame Nashville'i poole. Andke kommentaarides teada, kuhu teie lähete. Ma olen Briti mees Ameerikas ja see koht on täiesti hullumeelne. Hilveokontoreid, siin on umbes 60 erinevat tantlat. Põhjus, miks mulle see trend palju rohkem meeldib, kui sa arvaksid, isegi kui ma ei ole Ameerikast pärit, on see, et on nii hämmastav näha, kuidas inimesed võivad nii kinni jääda oma enda probleemidesse ja hirmudesse selle ees, mis nende ühiskonnas toimub. Aga kui keegi tuleb teise pilguga ja teisest kohast, siis ta suudab tegelikult näha ja hinnata seda, mis toimub. On nii kurb mõelda, kui paljud inimesed arvavad, et nad peavad vihkama riiki, mis tegelikult pakub neile nii palju head. Kas toit ja portsjonid on kõik, millest jutt käib? Kindlasti mitte. On veel palju muid asju, mis teevad ühiskonnast suurepärase koha, kus olla. Aga vabadus, puhtus ja avarus nii paljudes erinevates kohtades üle Ameerika, muidugi me ei räägi igast paigast. See on miski, mida ameeriklased peaksid hindama, austama ja mõistma. Ei, pole tähtis, kui palju meedia kogu aeg räägib, kui halb kõik on, kui halb kõik on, kui halb kõik on. Inimeste teistest riikidest suudavad näha tegelikku tõde. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.